Tšau kõigile, Merka täna siin jälle ja täna on varajane hommik, kell hakkab varsti 9 saama ja mul on aeg kinni pandud Tartusse iluhoovi ja ma lähen pigmendilaiki eemaldama. Mul on siis probleem nagu näost näha võib-olla. Mul on siin pigmendilaigud, siin ja mul on siin suur piirkonnas ka, et mul tulevad päiksega need nii hullult välja lihtsalt, et suvel mul on lihtsalt suured randid silmal ja mul oleks nagu suured kotid. Et see ei ole nagu väga tore ja ma üritan neid nüüd laseriga eemaldada. Ma olen varasemalt teinud seda nagu ülahuulele. See oli vist 2 aastat tagasi. Mul oli ülahuulel siin suur pigmendilaik nagu, et mul oleksid vuntsid. Ja tolle ma sain ilusti eemaldatud, aga nende pigmendilaikudega on nii nagu nad on, et nad tulevad mingi aeg nagu tagasi. Mingi aeg võivad täiesti ära kaduda, et täiesti individuaalne on see asi. Ja mul on hetkel väike probleem sellega. See ei ole suur probleem, aga kuna nad on nii halva koha peal, mul lihtsalt nagu mul oleks kotid silmade all nagu näha, siis ma tahan lihtsalt neist enne suve lahti saada, et muud põhjust nagu ei olegi. Vales kohas. Ma ei tea, kus ma olen. Mis asja? See oli ju siin. Siin on mingi reaalselt mingi kett ees ju. Okei, lähme otsime siis. Ma ühe korraga olen siin kunagi käinud, aga mida äkki? Iluhoov. Kus sa oled? Olen ju hoovis. No davai, hakkame otsima. Minu variant. See on siin nurga taga hoopis. Jaa, väga okei oli. Ehmatab ainult. Eelmine kord oli ikka palju valus. Oli valusam? Jah. Oleneb mis aparaat ka vist. Ja, aga iseenesest ma tegin nagu nii tugeva programmiga, nagu see nahk lubab teha. See nahk on natukene päikest saanud, et ma nüüd päris maksimumiga ei julgenud teha. Aga vaatame, kui see tuleb nüüd nädala pärast tagasi, mis ta siis teinud on. Ja. Nii selline ma näen siis välja kohe peale protseduuri. Nagu väga midagi ei ole aru saada. Ja ta ütles, et siis ainult niisutada ja kuskil nädala pärast need peaks nagu paranema. See pigment peaks siit rohkem näha, sest välja tulema, siis nii-öelda nagu ära kukkuma. Eks ma hoian teid siis kursis, et homme vaatame, kuidas on ja siis nädala aja jooksul, et kuidas see pigment välja tuleb. See, kes mulle seda tegi, oli nii tore. Hullult seletas kõike ja lasi mul filmida, et super, tänkis. Täna on siis peale protseduuri ülejärgne päev. Eile ma nagu selliseid muutuseid väga ei täheldanud, aga täna ma vaatasin, et on näha natuke sellist tumedamat ranti. Ma ei tea, kas siin on näha, aga siit silmadelt on natuke see rohkem siuke punakas pruunikaks välja löönud ja siit poolt on ka nagu selline pikem riba. Nüüd on nagu päris hästi näha ja siit lasin ka teha. Ja siin on see koht nagu natuke tumedam. Ja ta ütles ka, et sellised mustad täpid võivad tulla. Et see tähendab seda, et siis see nagu protseduur on töötanud. Ja ta ütles mulle ka seda, et esimese korraga ei pruugi see ära minna, et oleneb, kui tugev see pigment on nagu algul olnud. Et kuskil nädal peale esimest protseduuri peaks tegema teise seansi, et juhul, kui see asi ei ole nagu väga hästi toiminud. Aga ta ütleski, et kuna mul on need nii heledad, siis ta arvab, et ei ole nagu teist korda vaja. Ma esimest korda kunagi 2 aastat tagasi tegin siia ülahuulele seda laserit. Ja see oli teises kohas ja see oli nagu megavalus. Ja mul läks siis ka nagu 2 protseduuri enne, kui paremaks läks. Õnneks mul nüüd ei ole siia tagasi tulnud seda, kuigi on öeldud, et see võib alati tagasi tulla. Aga nagu näha, siis jah, mulle tuli nagu hoopis teistesse kohtadesse. Ma vaatan, kuna ma uuesti nüüd filmin, kas siin homme või paari päeva pärast, et ma näitan nagu, mis see tulemus on, et praegu midagi
täpsemalt ei ole. Hei, nüüd on käes 5. päev peale protseduuri. Ma ei ole vahepeal filminud, sellepärast selleks ei olnud nagu erilist mingit mõtet. Praegune see olukord on mul niimoodi. Mul on siin ikka mingi rant. Siin on see pigmendilaik ja siin ka veel endiselt. Nagu see arstitädi seal ütles, et kui see nagu ära ei lähe koheselt, siis nagu peaks teise protseduuri ka tegema. Tõenäoliselt ma pean ikkagi sinna tagasi minema. Nagu jah. Ja ma laseksin need samad kohad üle teha ja ma laseksin siit ka veel teha natukene. Ja siis ma tõsiselt mõtlen seda, et enne suve ma laseksin selle fotonoorenduse asjaga ära teha. Äkki see natukenegi aitab nagu nägu ühtlasemaks teha. Sest siis ma ei pea nagu tõesti nagu nii palju meiki kandma, sest nagu kuhu ma lähen niimoodi? Ma saan aru, et see ei ole nagu väga hull, aga mind nagu nii häirib. Vot, et vaatame. Et ma lähen arvatavasti, täna on 5. päev. No ma arvan mingi paari päeva pärast võib-olla. Vaatame. Oleks võinud nagu parem olla veits. Sest ma mäletan, mul esimene kord, kui ma käisin selle vuntsiga, siis ta võttis päris hästi ära. Ma ei tea. Loodame, et kaob ära. Nii, tšau kõigile. Mina täna jälle platsis ja praeguseks viimasest laseriprotseduurist on möödunud päris palju aega. Ma panen siia alla, mitu päeva on möödunud ja ma näitan, kuidas praegu see olukord mul näos on. Nii, ühesõnaga. Ta tegi mul nagu palju paremaks seda olekut, aga nagu näha, siis siin silma all on veel pigmendilaik, siin on õrnad, siis ma tahaks veel siit üle teha ja siit piirkonnast oleks ka veel vaja teha. Õnneks otsa ees midagi ei ole, üldiselt on ka nagu siin nagu veits jah, süke nagu ta on ju, aga täna me lähme siis uuesti teist korda seda protseduuri tegema ja ma tükk aega mõtlesin, kas minna või mitte, aga siis ikkagi ma otsustasin, et las olla, et käime ära, on ju. Ja nüüd ma lähengi ja ma loodan, et 3. korda ma enam minema ei pea. Aga üldiselt ma jäin esimese korraga ka väga rahule ja isegi selle ühe korraga nagu päris palju muutus. Et vähemalt kui ma meigi peale panin, siis ei olnud seda või neid rante nagu nii palju näha, et see nagu ei häirinud mind, mis on nagu väga tore. Võt. Aga lähme siis külastame iluhoovi uuesti. Ja ma ei tea, kas ma eelmine kord hinnast rääkisin, aga eelmine kord mul läks see nägu maksma vist. Musi vaatab mind. Jellitab. Kullipilguga. On nii või? Läks maksma kuskil 25 euri. Tere. Hiilisid või? Ja siis ma loodan, et see kord vast üle 30 euri ei lähe. Nii et vaatame. See kord ma sain õnneks hiljem tulla, nüüd ma tean, kus see tõuks asub. Mõtlesin seda, kas mingi teine näohooldus võiks ka aidata. Ma vaatasin see, et mingi fotonoorendamine on või... Fotonoorendamist tehakse sama aparaadiga nagu see, et lihtsalt see on siis üle kogu naha, ta lihtsalt ahendab poori veel ja noh, iseenesest ega see protseduur on nahka tugevdava toimega. Ta ju annab, noh, paneb rakud kollageeni tootma, elastini tootma. Et selles mõttes halba ta kindlasti nahale ei tee, aga ainult sellega pead arvestama, et kohe varsti on see tugev päike käes, et siis ei saa ilma päikesekaitsekreemita hakkama. No seda ma pean nagu nii. Ja, väga hea, sest noh, muidu ei ole ka mõtet teha, et... Just, ma lugesin see happekoorimine ka pidi hea olema.
ma ise ei ole väga happefänn, me oleme teda teinud ja oleme teinud ka seda kangemat hapet. Tal on ikkagi see paranemisprotsess on, võtab mingi circa nädal aega, kui sellest 3 päeva nahk ikkagi ta koorub niimoodi, et see väga inimeste ette minna ei taha. See on see kangem triikloräädik happe. Et kui sa ise, ma pigem soovitaksin teda sellisele vanemale nahale suitsetaja ja selline kollane nahk on, et siis, aga sa oled nii ilus noor, sul ei ole tõesti vaja seda. Okei, siis ma jätan meelde. Joonistan selle praegu tugevamaks, siis ta mõjub sügavamale. Kas mingid mustad täpikesed tulid sinna peale enne kord? Tuli aga hästi vähe. Hästi ebamugav koht, natuke pinguta ülemist huult. Selline päikseline ilm nagu täna on, et sa oled pikalt õues, siis pane siis ka juba ikkagi see päikesekaitse peale. Nüüd oleks vist aeg alustada juba. Ja, sest see päike on üsna selline terav juba. Aga selline näen välja siis praegu. Ja ma loodan, et uuesti tagasi tulema ei pea. Nii, tere hommikut kõigile, nüüd on järgmine päev ja mina olen siin jälle ilma meegita, ilus nagu alati on ju. Ja ma vaatasin hommikul, et siin silmade all, siit on päris palju välja tulnud ja siit poolt ka. Nii et mul oli ikkagi õigus, et natukene on alles, ma nägin ka muidugi. Siin oli väike sünnimärk, see on tumadamaks läinud, arvatavasti see läheb heledamaks. Siin on lihtsalt puinn. Ja siit tehti ka. Seekord ta tegi nagu päris palju, eelmine kord ta tegi vähem. Tegi siit silma alt hästi palju ja siit ja siis ta tegi ülahuule pealt ka, mis on nagu eriti hea. Kui siin midagi isegi oli, et siis see läks ka nagu heledamaks. Aga jah, maksumuse poolest mul läks kokku seekord 45 € ja eelmine kord mul läks 25. Nii ei öelda, et ma arvan, et kuskil 70 € läks. Nii, tšau kõigile, täna on siis viimasest protseduurist 17 päeva ja olukord on nüüd mul selline. Nii, täna hommikul ma vaatasin, mul siin silma all on veel õrnalt seda pigmendijoont. Siin silma all on vähem, aga natuken ikkagi. Siis siin lõua juures on veel nats ja siin ka. Aga üldiselt on see ikkagi võrreldes esimese päevaga on see tunduvalt suurem vahe. Ja ise olen ma ka rahul, et arvatavasti 3. korda ma praegusel hetkel kindlasti ei lähe. Siiski ma arvan, et suve jooksul tulevad need laigud ikkagi endiselt rohkem esile. Ja täna ma panin ka siis endale uuesti seda päikesekaitsekreemi. Mul on SPF 15, et ma kasutan seda praegu igapäevaselt. Või ma üritan, on ju. Aga jah, ma olen üldiselt rahul. Ma tean, et Tallinnas ühes kohas on ka selline laser, nagu, mis takistab selle pigmentatsiooni tagasi tulemist. Laser, ma ei tea, ma panen selle nime siia alla. Et see pidi olema selline, et see pigmentatsioon nagu ei tule tagasi. Aga jah, neid on erinevaid, et ma soovitan uurida ja vaadata enne, et mida oleks kõige mõistlikum teha. Ma tegin selle video just sellepärast, et nendel inimestel, kellel on ka probleeme pigmentatsiooniga, pigmendilaikudega, nagu sellise asjaga, et seda on võimalik nagu laseriga heledamaks kindlasti saada, et väljapääs on siiski olemas. Aga muud mul rohkem nagu lisada ei ole, et kui teil on nagu küsimusi, siis palun kirjutage siia kommentaaridesse, et ma saan siin kenasti vastata. Aga see oligi siis minu pigmendilaikude väike teekond, et loodetavasti läheb kõik hästi. Kui midagi on, midagi jälle tuleb välja, eks ma siis vlogides annan jälle teada, nagu ikka on ja aga võt jah, aga suured tänud teile ja kohtume järgmisel korral. Tšau! Vaatasin, keegi tuli autosse.